Tere siit Brüsselist Euroopa Parlamendist on kolmapäev, 17. september 2025 ja rõõm kõiki tervitada Eestis, kuhu ma hakkan kohe varsti lendama ka ise paari tunni pärast. Esiteks, käesolev nädal Euroopa Parlamendis on nii-öelda roheline nädal, kus toimuvad eelkõige parlamendi välised tegevused, näiteks mõned missioonid, delegatsioonid lähevad välisriikidesse ja nii edasi. Ehk et sisulist väga suurt tegevust Euroopa Parlamendis sel nädal ei ole. See on umbes sarnane, nagu on ka olemas Riigikogus siis istungite vaba nädal, kus siis rahvasaadikud Riigikogus peaks teoorias kohtuma valijatega oma kodupiirkonnas. Ja Riigikogus siis samal ajal ei toimu ei komisjoni istungeid ega ka täiskogu istungeid. Täpselt sarnane olukord on ka siin Euroopa Parlamendis. Sellest hoolimata ei tähenda see seda, et tööd mitte keegi ei tee. Mina teen. Ja kui me räägime nüüd nädala kokkuvõttest, et mis on toimunud Euroopas laiemalt, siis ongi eelkõige võib-olla 3 kõige tähtsamat teemat. Esiteks küsimus sellest, kuidas Euroopa Liidu õigust võetakse Eestis pimesi üle, sellise nii-öelda kadakasaksliku mentaliteediga, et vahet ei ole, mida Brüssel saadab, kohe me võtame üle, isegi kui ei pea võtma. Teiseks Charlie Kirki mõrv, mis toimus eelmisel nädalal. Ja kolmandaks mõjutab ju Euroopat ka väga palju see, et mis saab kohalikest valimistest Eestis, mis on juba umbes kuu aja pärast, 19. oktoobril. Alustuseks. Eile oli siis uudis Aktuaalses Kaameras ja ERR-is sellest, kuidas alates uuest aastast ehk järgmise aasta jaanuarist tohib müüa eraisikule maksimaalselt 10 kilo kala. Ja kalamehed peavad hakkama järgima siis rangemaid norme ja kui nad midagigi rikuvad, siis tõusevad trahvimäärad mitmekordselt kõrgemaks. Nii et isegi eraisik, kes rikub mingit kalastamisnorme või reegleid, võib saada kuni 100 000 eurot trahvi ja see trahvisumma tõuseb veel mitme aasta jooksul. Ja kui küsiti siis ametnike käest, aga miks see kõik nii on, siis öeldi, ega me ei saa mitte midagi teha. See on Euroopa Liit. Euroopa Liit kohustab, Euroopa Liit käsib, Euroopa Liit poob. Ja see on see klassikaline kuvand, mida Eestis luuakse, et ega me ise seal Eestis mitte midagi teha ei saa, aga näete, see Euroopa Liit käsib. Tegelikult lasi mina siis kiiresti eile õhtul vaadata oma ametnikele üle selle algse õigusakti, selle siis määruse, millest see kõik tuleneb ja seal ei ole mitte kuskil täpselt kirjas, et kui palju peab olema trahvisumma Eestis või et üle 10 kilo kala ei tohi eraisikule müüa. See on kõik Eesti ametnike enda isetegevus selleks, et pugeda Brüsseli ametnikele, et paista ise ilusamana, targemana ja vältida mingisuguseid küsimusi, et miks on mingid reeglid Eestis liiga leebed. Ehk seda probleemi ma olen näinud aastate jooksul palju, väga palju, kuidas aetakse kõik Brüsseli kaela. Jah, ma olen nõus, et Brüsselis elatakse mullist, Brüsselis tuleb välja ka idiootseid ettepanekuid, ma olen kõik nõus sellega, aga suuremal osal juhtudest ei ole mitte isegi Brüssel mingis jamas süüdi, vaid on Eesti ametnikud ise süüdi, kes lähevad hulluks oma reeglilt ülevõtmisega. Nad võtavad asju üle, mida ei peaks üldse võtma, mida mitte keegi käsi, aga selleks, et jumala pärast oma tagumikku soojas hoida, et keegi nende käest ei küsiks, et kas ikka mingi asi on õigesti üle võetud, nad võtavad täie rauaga mitmekümnekordselt selle asemel, et võtta piiratult, minimaalselt selleks just nimelt, et ei peaks kiusatama nii palju kas Eesti kalamehi, põllumehi, ettevõtjaid, aga vastupidi. Neil on ükskõik Eesti majandusest, Eesti inimesest, aga kõige rohkem nad hoolivad sellest, et kuidas ise paista kõige suurema Brüsseli bürokraadina välja. Ja see on probleem. Aga ega seda ennem ei muuda, kui vahetub valitsus, kui uus valitsus saab vahetada välja ametnikke, saab hakata juurutama uut töökultuuri, uut mentaliteeti, et esikohal ei ole Brüssel, vaid esikohal on Eesti huvid Euroopas. Me võtame üle, mis on vaja võtta, aga minimaalselt ja jätame võimalikult palju vabadust meie ettevõtjatele ja meie inimestele ja maksumaksjatele. Teiseks, olles vaadanud viimastel päevadel, viimasel nädalal kõiki reaktsioone Charlie Kirki mõrvale. Thousands of sick users also flooded social media to celebrate the passing of the co-founder of Turning Point USA. Disturbing reactions ranged from mocking memes to outright cheering. Clap if you care. All right, let's move on. One user shared a video of herself dancing with a caption that read, "Charlie Kirk was just shot in the neck. This is cause for celebration."
Others have shared images showing party balloons and memes with phrases like rest in piss. Siis ütleme nii, et usk inimkonda hääbub ja kaob. Tasapisi kaob, aga järjepidevalt kaob. Sest kui me tuletame meelde, kui George Floyd suri. George Floyd, kes oli narkokurjategijast neeger, kes oli mitu korda vangis istunud, siis tema surma järel olid nutuartiklid üle maailma, ka Eestis, juhtkirju, kuidas rassism on halb, kuidas tuleb mälestada selle vaese mehe surma, ütleme selline nii-öelda kaastunne, tingimusteta kaastunne. Mis toimus Ameerikas? Põletati, hävitati tänavaid, toimus rüüstamised, tapmised, mitmekümne miljardi dollari väärtuses hävitati süütute inimeste varasid selleks, et mälestada ühe inimese surma. Peale Charlie Kirki mõrva, kas me oleme näinud mingisuguseid laamendamisi, laastamisi, rüüstamisi? Ei. Me oleme näinud hoopis palvetamisi, rahulikke kogunemisi, mälestamisi. See ongi see põhiline vahe inimeste ja loomade vahel. Inimesed mälestavad viisakalt kellegi surma ja juhivad tähelepanu probleemidele intellektuaalselt kõrgemal tasemel. Samal ajal, kui loomad otsivad ükskõik mis vabandust ettekäänet selleks, et rüüstada, laamendada ja hävitada. Ja kui me vaatame juhtkirju ja meediasuhtumist, siis meie enda kodumaine kõige vasakäärmuslikum meediaväljaanne Delfi kirjutab oma juhtkirjas, et loomulikult, et tapmine on väga halb, jah, inimese surma on väga kahju, aga eks seal oli ka mingit provotseerimist ja ise tekitamist. Et vabandust, kuidas Charlie Kirk ise tekitas selle põhjuse, et teda maha lasta, nii et verd purskab tema naise ja laste nähes. Charlie Kirk ei olnud paremäärmuslane, nagu räägitakse, nagu räägivad vasakpoolsed, et ta ise oli paremäärmuslane. Paremäärmuslikkus ei ole absoluutselt mitte kuidagi see, kui inimene on kristlane, abielus, räägib sellest, kuidas saage lapsi, looge perekond, räägib sellest, kuidas piiri tuleb kaitsta illegaalse immigratsiooni eest, räägib sellest, kuidas mees on mees ja naine on naine ja kuidas sellest, et transsoolisus ongi mentaalne hälve. Kui ikkagi täiskasvanud mees tunneb, et ta on nagu tüdruk, siis ta ei peaks olema mitte tänavatel rääkima sellest, kuidas tema on tüdruk, vaid ta peaks olema vaimuhaiglas. Ta on rääkinud sellest, kuidas ka sündimata lastel on õigus elule, sest et kui tal on juba 2 silma, 2 kõrva, tal süda lööb, siis ta on elus inimene. Vahet ei ole, et ta ei ole veel tulnud ema kõhust välja. Ka neil on õigus elule. Siis need põhimõtted ei ole mitte kuidagi seotud paremäärmuslikkusega. Need on normaalsus. Kuid vasakäärmuslikkus on just nimelt see, kui mehed käivad naiste kingadega, naiste kleitidega või kui naine hakkab rääkima, et tema on nüüd hoopis mees ja hakkab endale peenis kasvatama, siis see on vasakäärmuslikkus. Ja igasugune mõrv, selle õigustamine on osa vasakäärmuslikkusest. See on osa sellest vähkkasvajast ühiskondades, eelkõige, mis on USA's olnud, aga levimas ka Eestis, kui me vaatame Delfi juhtkirju, vaatame neid artikleid, mida on avaldatud, siis see on vähkkasvaja, millega tuleb võidelda. Aga sellega võitlevad normaalsed inimesed, konservatiivid võitlevad normaalselt. Nad ei laamenda, nad ei hävita teiste inimeste vara, vaid nad võitlevad just nimelt debatiga. Ja Charlie Kirk, kui me vaatame tema debatte, tema arutelusid, oli alati viisakas, argumenteeris ja üldiselt alati võitis ükskõik millise debati. Aga seda probleemi, mis on USA's olnud, me näeme ka Eestis kahjuks aina suuremalt ja suuremalt. Ja kolmandaks, kui me räägime vasakäärmuslikkuse tõusust Delfi näitel, siis Eestis on see võitlus ka poliitilisel tasandil ja see võitlus juba kulmineerub vahefinišiga kohalikel valimistel 19. oktoober. Jah, kohalikud valimised ei otsusta veel seda, et milline saab olema haridusprogramm koolides, kus õpetatakse lastele seda näiteks, et saavad olla ka mingid transsoolised perekonnad ja ükskõik millised veidrused. Aga kohalikud valimised on vaheetapiks Riigikogu valimistele ja Riigikogu valimised juba 2027 märtsis otsustavad suuresti Eesti suuna. Kas me liigume selle õudluse suunas edasi, kuhu me oleme liikunud sotsialistide, Eesti 200 ja Reformierakonnaga, või me liigume tagasi normaalsusesse. Normaalsusesse, kus perekond on ikkagi perekond, mees on mees, naine on naine, immigratsioon on kontrolli all, Eesti inimeste elu järgi parandatakse, perekonnad on pühad, toetatakse lapsi. Seega, see valik saab olema väga lihtne juba kohalikel valimistel, kellele antakse see
jõud või tõuge minna vastu Riigikogu valimistele võidu järele. Ja suuresti on siin ainult 2 varianti. Kas valida Reformierakond, sotsid ja muuded kambamehed, kes on Eestit hävitanud, või valida Eesti Keskerakond, mis on tõusnud populaarsuselt teisele kohale Riigikogu valimiste küsitlustes, aga juhib reitinguid kohalike valimiste küsitluses. Ehk Eesti Keskerakond on see täna vast ainus alternatiivne jõud, kes suudab konkureerida valimisvõidu peale 2027 ja kes suudaks tuua tagasi normaalsuse Eestisse, nii et lõpuks mõeldakse Eesti inimeste peale, Eesti ettevõtjate peale, kas või sellesama kalanduse näitel, et kuidas ametnikud pigem kägistavad ja poovad Eesti inimesi selleks, et paista ise ilusa ja targana Brüsseli ees. Aga meie tahame just nimelt seda, et meie keskendume eelkõige sellele, kuidas me suudame seista meie inimeste huvide eest. Ja selleks tuleb valida Eesti Keskerakond juba kohalikel valimistel. Ma ise kandideerin Tallinnas kesklinnas, minu kandidaadi number on 314, 314. Tallinnas me võidame kahtlemata, aga küsimus pole täna enam isegi võidus, vaid selles, kui suured me võidame. Ja siin on väga oluline see, et iga inimene tuleks valima. Iga inimene annab oma hääle, sest kui sa ei lähe valima, kui sa oma häält ei anna mitte kellelegi, siis pole ka õigust 4 aasta jooksul kobiseda, et midagi on halvasti. Ma ei tea, kas kiusatakse autojuhte või keeratakse linna veelgi rohkem tuksi korrumpeerunumaks või et elu üldse halb. Tuleb minna valima. Ehk iga hääl on kulla väärtusega. Ja Tallinnas on oluline see, et Keskerakond saavutaks vähemalt 40 kohta volikogus selleks, et saavutada absoluutne enamus. Ja see garanteerib selle, et linna juhtimisest on eemaldatud Jevgeni Ossinovski, kelle isa peab siiamaani äri Venemaal, või Ossinovski, kes ostis linnarahaga enda lapsele ja teistele sotside lastele kooli, või linnajuhtimise juurest on eemaldatud Pärtel-Peeter Pere, kes pigem vaatab kastirataste poole kui tavaliste inimeste poole, kes veavad autoga oma lapsi hommikul lasteaeda või kooli. Selleks, et need tüübid oleksid linnavõimu juurest eemaldatud, tuleb valida just nimelt Keskerakond, selleks, et Keskerakond saavutaks absoluutse enamuse, et ei peaks rääkima mitte kellegagi läbi, ei Reformierakonnaga, ei sotsidega, ei Isamaaga. Ja samal ajal üle Eesti Keskerakonna nimekiri on väljas 51 omavalitsuses, 79 ehk suures osas enamuses omavalitsustest ehk linnades valdades on võimalik valida Keskerakonda. Kui on küsimusi, kelle poolt konkreetselt hääletada just nimelt sinu kodukandis, siis võib alati mulle kirjutada, võib kirjutada kommentaariumisse või isikliku sõnumiga ja ma kindlasti vaatan siis selle kohapealse piirkonna nimekirja üle ja võin anda isikliku soovituse, et keda kindlasti tasuks toetada kohalikel valimistel, aga põhiline on see, et toetatakse Eesti Keskerakonda selleks, et me oleksime veelgi paremas vormis Riigikogu valimisteks, et lükata see praegune kamp võimult minema ja hakata taas üles ehitama normaalset, tugevat, jõukat Eestit, kus kõigil on hea elada. Kohtume taas juba nädala pärast uuesti Brüsselist, kui toimuvad siin juba komisjoni istungid. Seniks aga kõigile ilusat septembrikuu jätku ja ootame siis lõbuga, suure rõõmuga juba saabuvaid valimisi selleks, et teha Eesti elu paremaks. Aitäh teile ja olge terved!